Tšaugi sõbrad ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Et meie müsteeriumi videotega sai juba selline pisut ajalooline ots lahti tehtud, siis sõidame pisut veel sellel laineharjal pikemalt ja lahkame täna taaskord ühte väga põnevat ajastut, mis on üks minu lemmikutest kindlasti. Tegemist on viktoriaanliku ajastuga. Üheks oma lemmikuks peame seda ajastut seetõttu. Kui me nüüd võrdleme seda aega, kus me praegu oleme, siis viktoriaanlik ajastu on meie ajale päris lähedal. Ütleme nii, et oluliselt lähemal, kui seda oli keskaeg. Inimesed ja nende eluolu sarnanes päris korralikult juba meie tänapäevasele elule. Inimesed olid juba päris nutikad ja võimalusi oli käes rohkem kui eales varem. Leiutati ometi viktoriaanlikul ajastul nii telefon kui raadio, fotokaamera, õmblusmasin, tolmuimeja ja väga palju muud, mis ka tänapäeval on ääretult relevantne. Sellegipoolest on antud ajastust oi kui palju huvitavaid ja veidraid elukombeid ja just see teebki selle ajastu nii paeluvaks. Kuigi inimesed olid juba üsna arenenud, olid nad teisest käest ikkagi veel ääretult algelised. Viktoriaanlikuks perioodiks peetakse 1837. aastast kuni 1901. aastani Suurbritannias valitsenud kuninganna Victoria valitsusaega. Tegemist oli brittide jaoks ühe tõeliselt õilsa ja õitsva ajaga. Victoria valitsusaeg oli Briti kuningakojas kõige pikem, lausa 6,4 aastat ja tema valitsusajal arenes eluolu meeletult. Paremuse poole arenes nii tööstus, kultuur, poliitika, teadus. Selle aja jooksul kasvas ka brittide rahvaarv 17 miljonilt 31 miljonile. Seega võime ju eeldada, et meditsiin oli kõvasti tasarenenud ja inimesi osati siis palju lihtsamal moel juba elus hoida. Kõikide nende edukate arengute kiuste pakatab too ajastu siiski tõelistest veidrustest. Kõige esimene, millest ma räägin, on üks kõige kreisimaid üldse, mida te võite ette kujutada. Ja ma olen seda teemat ka varem uurinud ja ausalt öeldes oli mul meeletult raske seda teemat illustreerivat pilte endale isegi arvutisse salvestada, sest see on lihtsalt nii ebanormaalne minu meelest. Olgugi, et meditsiin oli päris hästi arenenud, oli siiski suremus üsnagi suur ja väga popiks sai tegevus, mida nimetati surnute fotograafiaks. Nimelt oli siis inimestel kombeks enda lähedasi koos endaga enne matmist veel jäädvustada. Rikkamad perekonnad said siis lubada endale fotojäädvustust selleks, aga loomulikult pidid nad koos lahkunuga poseerima ja seda tehti siis sel moel, et istuti siis kõik ilusti maha, nagu oleks täiesti normaalne, mitte midagi imelikku ei oleks juhtunud ja perekond siis kas hoidis lahkunut ise üleval, tehti neile silmad lahti tavaliselt, või siis, kui ei olnud võimalik üleval hoida, asetati lahkunu külge siis selline metallist mehhanism, mis neid siis niimoodi istuvana või üleval hoidis. Aja möödudes muutus fotograafiaga kergemini kättesaadavaks ja odavamaks ja seetõttu hakati fotosid koos oma lahkunud lähedastega saatma postkaartidena ka oma sõpradele ja sugulastele. Meditsiini teemal edasi minnes, siis viktoriaanlikul ajastul sai ääretult populaarseks hüdroteraapia ja see seisnes siis lihtsalt kas siis kuuma või külma vee sisse oma keha kastmises. Arvati, et see ravib nii kiilasust, tuberkuloosi, unetust, mida iganes te veel suudate ette kujutada. Kliinikuid avati üsna mitmeid, aga siiski tehti suhteliselt kiiresti kindlaks, et ega selle ravimeetodil tegelikult väga suurt kasu siiski ei ole. Miskipärast oli viktoriaanlikel inimestel kombeks kõik uued leiutised meditsiiniliseks pöörata. Seetõttu sai ühel hetkel väga populaarseks elektrišokk ja elektrišokki siis kasutati taaskord väga paljude haiguste ravimiseks. Oli see siis reuma, hullumeelsus, haigemaks või mis iganes muu. Inimesed maksid ääretult suuri summasid, et lasta ennast siis konkreetselt piinata. Olete ju näinud küll, kuidas õudukates tavaliselt nendes hullumajades inimesed pannakse siis pikali ja nende pea külge pannakse see šokimasin, millest tuleb siis elektrit ja see kohe kindlasti ei ole meditsiiniliselt kõige parem lähenemine. Sarnaselt keskajale armastasid viktoriaanlikud inimesed kasutada ikka ja jälle ülimürgist arseeni. Naised uskusid, et kastes oma nägu arseeniga rikastatud vette, muudab see nende naha nooremaks ja kortsudest vabaks. Samuti kasutati arseeni väga populaarses rohelises värvis. Nimelt oli viktoriaanlikul ajastul nii rohelised riided kui ka kodus olevad kardinad ja tapeedid hästi populaarsed, kui nad olid rohelist värvi. Ja rohelise värvi saavutamiseks kasutati just arseeni. See siis tähendas seda, et inimesed puutusid igapäevaselt selle ülimürgise ainega kokku. Kui sa oleksid ennast aga leidnud viktoriaanlikul ajastul operatsioonilaualt, oleks sinu ellujäämise võimalus umbes 25%. Enamusi vigastusi, näiteks luumurde, raviti tavaliselt amputeerimisega. Küll aga ei olnud tol ajal kasutusel ühtegi valuvaigistit. Nii et sa võid ette kujutada, kuidas toimub amputeerimine ilma valuvaigistita. Ja sellel inimesel ei olnud ilmselt väga suurt šanssi enam ellu jääda. Viktoriaanlikul ajastul tabas naisi kohe
eriti ekstreemselt korseti hullus. Korsett on ju teada-tuntud meetod ajaloost, mis võib aga naise keha ja organismi meeletult kahjustada, sest armastati neid liiga palju kinni tõmmata. Naisi paelus totaalselt võimalus enda pihta ülipeenikseks muuta ja see saigi trendiks. Populaarne oli näiteks see, kui su piht on vaid 40 sentimeetrit. Meikimine ei olnud tol ajastul naiste seas eriti populaarne. Pooldati ikka veel hästi valget kahvatud nägu ja loomulikku ilu. Küll aga arenes kõvasti soengumaailm. Naised hakkasid armastama lokke ja selle jaoks töötati siis välja nii-öelda lokitangid. Lokitangideks olid tol ajal siis sellised käärilaadsed metallistangid, mis tuli siis ahjus tule peale kuumaks ajada ja seejärel natuke oodata, et nad jahtuks. Ja siis sellise poolkuuma tangiga üksid lokki keerata. Küll aga peale tangide väljatulemist lokkas naiste seas kiilaspäisus, sest naised tihti ei saanud aru, miks nad tangide jahtumist ootama peavad, toppisid nad tulikuumad tangid endale juustesse ja te ju teate isegi, kui kiiresti juuksed põlema lähevad. Populaarseks ilutooteks nii naiste kui meeste seas sai toode nimega ninavormia. Tegemist oli siis metallist ninavormiaga, mis ilukirurgi puudumisel aitas vormida inimeste soovimatuid ninakumerusi. Väidetavalt siis ninavormia avaldas ninajuurele pinget ja muutis sellega ninajuure kuju. Kui te nüüd seda mehhanismi vaatate, tundub see nagu üks tõeline piinariist. Naiste seas hakkas levima ilutrend, mis dikteeris, et naised on kaunid, kui nende silmad on hästi suured ja kergelt veekalkver. See tähendas siis seda, et pupillid tuli kuidagi suureks saada ja pisarad tuli kuidagi silma saada. Naised avastasid, et selline taim nagu must belladonna on selleks lausa ideaalne vahend. Küll aga ei olnud nad muidugi kursis, et tegemist on taaskord väga mürgise taimega ja peale taime vedeliku silma tilgutamist järgnes tihti pimedaks jäämine. Viktoriaallikul ajastul armastasid inimesed kanda enamasti tumedaid või musti riideid. Ja seda siis mitte näiteks leinamiseks, vaid lihtsalt sellisel põhjusel, et kuna tööstus oli nii hüppeliselt arenenud, oli tänavad äärmiselt saastatud. Ja kui kanda tumedat riietust, on seda vaja ju palju harvem puhastada, isegi kui ta must on. Heledad riided enamasti välditi, sest nad läksid lihtsalt ülikiiresti halliks. Rääkides leinamisest, siis seda võeti viktoriaallikul ajastul tõeliselt tõsiselt. Näiteks kui kuninganna Victoria abikaasa Albert 1861. aastal suri, langes Victoria eluaegsesse leina. Kuni enda lahkumiseni kandis ta 40 aastat ainult musta. Naised armastasid kanda leinaperioodil ka sõrmuseid, mis olid siis tehtud spetsiaalselt leinamise jaoks ja nende kivimisse oli lisatud lahkunud inimese juukseid. Samuti armastati kanda kaelas purgikesi, millesse koguti leina ajal nutetud pisaraid. Viktoriaallikul ajastul oli üks populaarsemaid meelelahutuse liike tsirkuse ehk siis nende ajastu kohaselt freakshow'de külastamine. Inimesed ja loomad, kes olid vähegi tavanormist erinevad, olid freakshow'del ääretult hinnatud. Populaarsed vaatamisväärsused olid nii käevuskasvu inimesed, pikad inimesed, ilma jäsemeteta inimesed, habemega naised, liiga karvasid inimesed. Põhimõtteliselt läks kõik peale, mis oli vähegi teistest erinev. Kõige populaarsemad vaatamisväärsused aga said lausa nii kuulsaks, et esinesid mitu korda kuningannale ja elasid üsna luksuslikku ja rikast elu. Viktoriaallik ajastu oli väga rikastatud põnevate ametitega, millel tänapäeval enam tolku ei oleks. Näiteks oli populaarseks ametiks laternasüütaja, kelle töö algas siis õhtu hämaruses ja lõppes hommikul esimeste valguskiirtega. Kuna tänavatel lokkas pimeduse tõttu päris korralik kuritegevus, otsustati, et on vaja paigaldada laternad. Kuna laternatesse aga elektrit ei olnud võimalik veel vedada, oli vaja laternasüütajad, kes siis igal õhtul laternas tule süütaks. Kui aga saabus hommik, oli vaja see tuli kustutada ja niimoodi nad siis iga öö ringi käisidki. Samuti oli üks põnev amet, mille nimi on koputaja. Tema on siis tänapäevane vaste äratuskellale. Tol ajal äratuskellasid ei olnud, aga üles oli vaja ju siiski kella peale ärgata. Selle jaoks siis muidugi pisut rikkamad inimesed said endale palgata koputaja, kes käis siis kas nende ukse taga kindlal kokkulepitud ajal iga hommik koputamas või kui sa elasid kortermajas, käis ta sinu akna taga pika metallpulgaga koputamas. Selline saigi siis minu väikene kokkuvõte viktoriaallikust elust ja olust. Ma loodan, et teile meeldis see, oli huvitav, saite midagi uut ja ägedat teada ja ega siis muud midagi, kui et näeme juba järgmises videos. Tšau!